Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt on majandussuunad hoo sisse ning majanduskasv järgnevatel aastal on umbes 3% aastas. Mida valitsus üsnagi kiire majanduskasvu valguses peaks silmas pidama? No eelkõige seda, et praegu pole õige aeg täiendavaks stiimuliks, et me näeme, et kui sellist asja tehakse, siis juba päris kenasti arenev majandus saab lühiajaliselt küll mingi veel täiendava stiimuli, aga see hakkab tekitama täiendavaid probleeme, mis siis hakkavad pärssima pikaajalist majanduskasvu. Nüüd meie näeme, et põhirõhk peaks praegu olema just sellise stabiilse ärikeskkonna loomisele, maksupoliitika ei tohiks olla väga kiiresti muutuv ja siis sellises olukorras on võimalik planeerida just neid tootlikke investeeringuid, mis lubavad tulevikus ka siis kõrgemat majanduskasvu ja kiiremat palgakasvu. Miks on Keskpank seisukohal, et riigieelarve puudujäägi kaudu tehtavad valitsuse lisainvesteeringud on majandusele pikas plaanis kahjulikud? No majanduskasv on oluliselt kiirenenud, praegu on väga korralik majanduskasv ja see on väga laiapõhjaline ja tööpuudus on väga madalale läinud, näiteks on tööjõupuudus mitmetes harudes on suur ja ehitussektor on selline, kus me tunnetame juba laiemat ülekuumenemise ohtu. Nüüd sellises olukorras, kui me hakkame täiendavaid investeeringuid teostama, siis võib-olla selles sektoris on vaja kuidagi töötajad juurde meelitada, selleks on vaja palku, mis juba väga kiiresti kasvavad, neid veel rohkem kiiremini tõsta. Ehitussektoris iseenesest võib-olla see saab hakkama, aga need teised harud, kust need töötajad tulevad, nendel on võib-olla on juba pingete all või raskustes, satuvad veelgi suurematesse raskustesse, neil läheb halvemini. Nii et tegelikult, kui me mõtleme selle majanduskasvu mehhanismile, siis ideaalis oleks nii, et töötajad liiguksid vaikselt vähem tootlikest harudest, siis rohkem tootlikest harudest, sest see siis on see alus, mis palgakasvu aluseks ja majanduskasvu aluseks. Aitäh!